Ribipaneelid on sisekujunduses kasutusel olnud tegelikult juba aastaid, aga ma arvan, et viimastel aastatel on see eriti nii-öelda populaarsemaks hakanud muutuma. Siin on mitu head põhjust. Esiteks otsitakse seina peale midagi huvitavat, mingisugust struktuuri, midagi teistsugust, et kõik seinad ei oleks ühte värvi või valged. Ja teiseks ribipaneelid töötavad üsna hästi ka mürasummutusena, et nad parandavad ruumi akustikat. Paneelid on erinevad, mõned paneelid parandavad seda akustikat rohkem, teised natukene vähem. No üks asi, mis juba töötab, on see, kui seina peale luuakse mingisugune struktuur ja seda ju ribipaneel on, ehk et seal on siis need nii-öelda kõrgemad pinnad ja nende vahel on vahed, et juba see murrab helilainet. Lisaks osadel ribipaneelidel on olemas veel ka nii-öelda vildist põhi, mis siis omakorda suurendab seda helisummutust. Osal paneelidel on ka selliselt tehtud, et need ribid on seal peal nii-öelda nurga alla lõigatud, et see heli jääb justkui sinna paneeli serva taha natukene kinni. Puumarketis on suurepärane valik erinevaid ribipaneele. On nii-öelda need vildist põhjaga, on tavalise plaat MDF põhjaga, on kitsamate ribidega, on laiemate ribidega, on erinevat tooni, heledamad, tumedamad, värvitud ribid, on nii-öelda naturaalse puidutooni ribid, valik on suur ja lai. Kus ribipaneele kasutada? Tegelikult kasutuskohti on väga palju. No üks ilmselge, nagu juba sai mainitud, on see, et ribipaneelid käivad seina, näiteks ainult ühe seina või seina pealt mingi sektsiooni teed ribipaneeliga, et lisada ruumile sellist huvitavat nüanssi. Tegelikult on neid kohti veel erinevate võib-olla töötasapindade või kappide ette, selliste poolseinade ette, miks mitte kinnitada ribipaneel ka lakke, et nii-öelda see helisummutusfunktsioon on tal ju igal pool, kuhu seda kinnitada, olgu ta madalal või kõrgel või üle terve seina või lausa laes. Laes saab näiteks kasutada ribipaneeli paneelidena, ei pea olema ju terve lagi kaetud. Siin samas Puumarketi kontoris on tegelikkuses väga põnevalt ja erinevalt neid ribipaneele ära kasutatud, nii et kui te tulete Puumarketisse oma ribipaneele valima, siis kindlasti paluge luba ka kontorist läbi astuda, eriti just siin Männikul ja siin on tõesti vahva ja inspireeriv keskkond ja sealt saab nii mõnegi idee. Ribipaneelid on asi, mida tegelikult võib proovida ka omal käel ise valmistada. Meie vaatajad on ju tihtipeale ka erinevad meistrimehed. Küll aga on üks asi, mida silmas pidada ja üks asi, mida on silmas peetud. Nimelt kasutatakse väga palju MDF materjale. Kui nüüd teha need ribipaneelid täis puidust liistudega, siis tegelikult on üsna suur võimalus, et aja jooksul need liistud õhuniiskuse ja temperatuuri muutudes hakkavad kuskile poole kõveraks tõmbama. Kui aga need liistud on MDF-ist, siis see materjal on nii piisavalt stabiilne, et ta püsib sirge ja ilus. Ja üldjuhul see puidu välimus seal nende paneelide peal ongi saavutatud siis spoonmaterjali kasutades, ehk et MDF-i peale on pandud spoon. No, mis me pikalt tühja juttu räägime, tegelikult prooviks ise ühe ribipaneeli seina ka keerata, lõikame õigesse pikkusesse ja vaatame, kuidas materjali käsitleda on. Ribipaneelide järkamise juures mina soovitaks tähelepanu ühte asja, et kui on tegu nii-öelda selle vildi taustaga paneeliga, siis üks variant on saegaga see vilt läbi lõigata, aga see ajab hirmsasti tolmu ja võib-olla hakkab seda vilti natukene revima, et vilti on parem noaga lõigata. Et sellisel juhul ma soovitaks, et läbi lõigata see puiduosa ning pärast teha lõige siis vildilõige noaga. Kui on aga tegemist paneeliga, kus on siis MDF plaattaust, siis on juba mõistlik kõik ühe korraga läbi lõigata. Aga teeme väikse katse, kuidas see lõikamine õnnestuda võiks. No minu puhul nüüd oli näha, et tegelikult ma saega olin selliselt selle sättinud, et napilt läksin ka vilti sisse ja see must tolm täpselt see on see, millest ma rääkisin. Oleks ma nüüd terve vildi läbi lõikanud, siis oleks seda siin küll ja veel olnud. Järgmine etapp tuleb proovida teha noaga lõige. Nõnda ja selline see lõige meil nüüd oli. Tegelikult tulemus on ilus puhas. Ma arvan, siin ei ole vahet, kas me jätame nüüd selle otsa üles või allapoole. Pigem paigaldamisel me peame jälgima, et see pool, kus on nii-öelda lisavildiserv, läheks siis seinas sinna poole, kus vildiserva ei ole, et need vahed endiselt võrdseks jäävad, aga kruvime seina ka.
nõnda, mõni minut ja paneel on seinas. Siin selle projekti juures on praegust ka tegelikult väga hea näide sellest, et kuivõrd mitmekülgsed need ribipaneelid on. Nimelt tegu on siis kontori vaheseinaga ja antud juhul on see paneel ise nii-öelda seinakarkassi või õigemini seina osa, et siia mingit alusplaati pandud ei ole. Muidu ju ribipaneele tihti kasutatakse selliselt, et nad paigaldatakse kas koju või kontorisse siis nüüd olemasoleva seina peale, et anda lihtsalt see visuaalne või akustiline efekt. Nii et kasutuskohti on palju, võimalusi on palju, erinevaid ribipaneele on palju, Puumarketis väga suur valik, tulge, uudistage, katsuge, otsustage, äkki lisate mõnele seinale enda kodus ka ribipaneeli.